tere, see on lugu sarjast Nutikas Eesti ettevõte. Vaatame koos Digivice'is konsultandi Olga Lustšikiga harjumuse varjatud kulusid. Nii, küsimus sulle. Kas sinu töötaja sõidab tunde töö pärast, mis võtab vaid 2 minutit? Saame tuttavaks Kätleniga. Ta on müügiesindaja, kelle põhitööks, oligi peamised autosõit. Kui Olga küsis ta päeva kohta, oli vastus lihtne. Mõni päev Tartu, mõni päev Tallinn, alati roolis. Ja siit tulebki asja konks. Ma sõidan tund aega, et 2 minutit riiulit vaadata. Uskumatu, eks? Aga miks see manuaalne kontroll üldse nii oluline oli? Sest ettevõte lihtsalt ei usaldanud jaekette kaupa tellima. Ja põhjusega. Tühi riiul tähendab kaotatud müüki. Klient võtab lihtsalt konkurendi toote ja ongi kõik. Mõtle nendele kuludele. Palk, auto, kütus, kõik see oli lihtsalt business as usual, mida keegi ei analüüsinud. Olga toob hea näite. Kui tema lemmikleib on otsas, ostab ta lihtsalt teise. Tootja kaotab raha. Kogu selle kalli protsessi tegelik põhjus. Lihtsalt info puudumine. Reaalajas andmeid laoseisust polnud. Ja lahendus polnud mingi kosmiline tehisintellekt. See oli olemasolev digiteenus, millest lihtsalt ei teatud. Siin on see muutus mustvalgel. Luputu sõitmine asendus kiire pilguga arvutiekraanile. Nüüd on töövoog lihtne. Vaatad kontorist, kus kaup otsas ja saadad uue teele, enne kui riiul tühjaks saab. Enne kuluski peaaegu kogu Kätlini aeg sõitmisele. Päris müügiks jäi vaid kübe aega. Aga nüüd on pilt täiesti vastupidine. Kogu aur läheb müügile ja kliendi suhtele. Kõige tähtsam on see, et Kätlin ei kaotanud oma tööd. Ta sai lõpuks hakata tegema oma päris tööd. Tulemused olid ka reaalselt mõõdetavad. Sõidukulud langesid, müük kasvas ja kliendid olid ka õnnelikumad. Ja nüüd mõttekoht sulle. Milline me oleme alati nii teinud, harjumus peidab sinu ettevõtte suurimat säästu?